minnakse ka kardirajale rahvasprinti sõitma. Hakkasin siis autot panema treileri peale, et Raplasse minna ja 3 silindriga auto käib, üldse puterdab ja üldse ei käi. Et vaatame, äkki saame täna auto korda, aga kui ei saa, siis ei olegi mõtet homme võistlema minna. Auto käib 4 silindriga veel. Vol 2 siis peale ajamisega. Nüüd enam-vähem auto sõidab, tegin väikse testiiru ka Paides ja 4 silindrit on taga, jõud on olemas, vetekisse läks ja läheme siis peale. Kui pedaal on üleval, käib väga kole, siuke klirina moodi hääl, et arvatavasti on survelaager, aga proovime ära siis, kui ta Rapla kardiraja vastu peab ja järgmine kord näiteks päev enne seda teeb survelaager häält, siis teab, et ikka ühe ralli peab vastu. Aga ongi head, sest järgmisena on ju Saaremaa rahvaralli tulemas ning see on 2 päeva. Et enne seda tuleb arvatavasti uus sidur panna ja survelaager kõik. Et see on tegelikult mõnes mõttes on hea, et häält teeb, aga mõnes mõttes ta on siuke ootamatu jälle. Rallidega vastu tulnud. Jah, selge. Aga teie kui Paide kohalik mees, hoidke pöialt veel ikka homme? No kindlasti. Oota, ma ei tea nüüd kõike, see Mihkel siit on natuke ka tuttav. Noh, ema. Minu ema tunnete? Arvi Mihkels, jah? Jah, no vot ikka ongi, Paide poiss. Ja siis see Aal on mul ka tuttav. Aal on mu kardilugeja, Ivo Aal. Noh, ja isa on tal... Isa nime ma kahjuks ei tea. Ema nime? Ema nime ka ei tea. Ei tea? Ei tea. Elab Laial tänav, ütleb. Ja, elab Laial tänav. Rahulikku pühapäeva hommikut meile siis. Hakkame tankime auto ära, võtame bensu kaasa ja suundumegi Rapla poole edasi. Oleme Türil hetkel. Autole juua. Iga hommikul 4 varri peab sees olema, 1,5 oli sees. Aga õnneks on meil pump kaasas, et saame Raplas ise isiklikult pumbatada ja vastu mõndinud edasi, et ei ole olnud. Meil on palju. Võta rahulikult auto maha. Oi. Kus me jõudsime? Raplas oleme. Aga siin päris palju tuttavaid sõpru, et nad juba möllavad meie servicepargiga, mul on aluskatet. Ma ise ajan auto maha, teen servicepargi valmis ja tehnilise kontrollin päris palju aega, et rahulikult. Kus lähme? Lähme näitame dokumendid ette ja maksame osavõttu tasu ära. Tere, Peeter! Ja, valmis laimaks või? Ma ei tea, ma arvan küll. Tuleb ära teha? Jah. Kuidas? Jaa. Nüüd on see prääniku aeg. On kahjuks küll, jah. See präänikust ei pääse. Ja palun, mul on täpne präänik. Väga hästi. Nii. Siin on dokumendid numbrid mõlemal poole, kas klaasile või uksele. Ja ukse tagant saab ühe joogiga päeva peale turgutuseks. Selge. Aitäh teile. Palun. Kena päeva jätku. Tšau. Kus tulime? Lähen tehnilisse kontrolli. Loodame, et onudele sobib mu auto ikka. Aga miks ei peaks? Nii, tehniline kontroll on läbitud. Kõik oli korras.
üle pika aja kõik oli korras. Ja nüüd hakkame rajaga tutvuma ja valmistume stardiks. Tšau! Tšau! Ei, see on see kivi paber. Kärid, jah? Võita saab auto endale. Tere, Aivar. Ma hoia pealt, et hinnast topper, eks ruttu kinni täna. Kõige edu sulle. Ole sulle ka edu. Aitäh. Ja vaata, et sa siis ikka õigel ajal vaatad, mitte nii, et lased endale külma teha. Jaa. Praegu võib läbi kiire veel kõndida või? Sa jõuad siia. Ja kui sa ratta saad siia, siis on sul hoogu ka ikkagi tegelikult. Kasutad kogu kurvi ära, kui muidugi hea jõuga lähed. Ma vaatasin, et sa seal Mattias pidurdab seal koha peal. Seal, kus see tee nagu tuleb. Kus see mees seisab täpselt? Aga teised, kus pidurdasid? Hiljem. Hiljem? Jaa, ta pidurdab hästi järsult seal ja hakkab kohe gaasi andma. Tal on gaas seal juba peal. Sa võtad hoo maha ja lähed gaasiga kurvi? No ta läheb, jah. Mina jah. Siin tuleb gaasi kergitada, eks ole, sellepärast, et muidu sa isegi pidurdama. Sa pead raudselt. No sa nägid. Pepu läheb ära, auto pepu. Ei no sa lihtsalt, sul on hoogu nii palju. See tegelikult see kurv keerab kinni, vaata. Eriti veel, kui sa tuled teine ring veel näiteks, tuled, sul on veel suurem hoog, sa ei starti, sa tuled kurvi ja... Sa lähed muru peale just, sa ei saa mõttes peale. Aga see on hästi võrra. Jees. Lisame raskust juurde uutele. Panen üks paisepalki, panen jõudsudelik juurde. Pigem olgu natuke rohkem kui vähem. Kapotile kinni. Järvamal oli tegelikult sama mure. Aga Järvamal läks kinni, aga ütleme niimoodi, et võiks kogu aeg kinni minna. Ringi hakkab varsti pihta reiskari. No vähemalt töö käib, et muidugi. Seda serva saada. Aga ta ongi, seda peaks teilt väänama. Pane äkki selle otsaga siia. Aga no siin on topeltpalt, sellega ei saa. sul läbi selle siin. Okei. Vaata korra. See just ka veel kinni, siis ta just tegi. Praegu teeb see keel ka ette. Praegu teeb keel ette ka. Näe, noh, ta on täiesti vastu sõda. Oota, aga nüüd laseme alla. Oota. Ei, kui me laseme alla, siis ta läheb jälle rohkem siia vastu, on ju. See lõpeb täitsa ülesse selle. Oota. Nii, ta läheb siia, on ju. Jah. Meil on samasugune akku. Kus rehvid viid? Varju, rehvid on päris kuumaks läinud. Et neid rehve arvatavasti võib-olla äkki täna vaja ei lähe. Hoiab nende ressurssi kokku, kui hoiab päikse käes peale. Päike on rehvide surm, kui nad seisab päikse käes. Tänks sulle, Mattias. Jumal lahti või? Ma just mõtlesin, et igaks juhuks vaatas rattapalli üle. Tegelikult peaks moment võtmega, aga ma ei viitsi. Ei ole. Teine rõud võib ka.
mul kaasas vaata. Selles mõttes, et teine rent on kokku hästi. Jaa, parempoolne. Praegu siis viimaseks siia kindlasti. Hetkel oleme esimesed, aga Magnus Lepp on veel sõitmata. Magnus on väga kuri konkurent meile. Ühesõnaga kiire, selle peaks kuri. Aga hoiame pöialt, et Magnusest äkki oleme kiiremad. Ma mõtlesin, et super. Mis teed? Vahetan, panen tagumise ette, sest üks pool saab hästi suurt vatti kulumisega ja see rehv on päris palju juba kulunud, et panen tagumise ette. Aga jah, et praegu oleme siis teisel kohal. Magnus sõitis 0,01 sekundit kiiremini ja peame järgmised voorud saama siis 0,2 ikka kiiremini kui tema. Aga mul on kõvasti motivatsiooni, vaatan veits videosi ja töötan selle nimel, et äkki teeme Saaremaa poisil ära. Viimane voor sõitis enda klassi esimese aja, kokkuvõttes praegu ka esimene, aga ajad on väga väiksed. Teise sõiduga rahule jäänud, stardis tekkisid igasugused küsimused, ma ei saanud selle stardi tädist üldse aru, kuidas mis peab tegema. Viimase sekundi ütles, et mine ja siis ma läksingi kuidagi, aga õnneks valestarti ei olnud ja asi sujus, aga see kõik ajastus mul tegelikult ka sinna sõitu edasi. Siis ma just mõtlesin, et ma raudselt tegin valestardi või midagi. Ma mõtlesin suht tükk aeg katsetel seda. Aga kokkuvõttes tuli tegelikult suht normaalne aeg, kuigi sekund oli kehvem kui esimene voor. Jah, vaat, kuule, aga näeme? Jah. Mu nimi on Sander. Sander. Kuule, rääks sulle ägeda lahingut, aga lahing ei ole läbi. Päris põnev on. Pole ammu ükski ralli nii huvitav olnud. Vaatame viimane voor, mis saab. Just, vahed on ikka väga väiksed. Ühe korra oleks nüüd veel väga vahele panna äkki või? Me natuke läksime selle rehvi valikuga, et me proovisime korra Avoneid, aga... Ja Avon ei kõiginud. No Maria sõitis ette soojaks nüüd, aga siin poole ringi pealt läks juba sulla salt ära, et läks liiga palju otse, ei saanud keerama no palju teised tagasi, vaatame mis saab. Nüüd on, ütleme, kõva loterii oletab, et sadama hakkab, kuigi ma ei usu. Aga kui sadama hakkab, siis oleks ikka väga lahe. Tegelikult oleks lahe, siis on kõike proovitud. Sul on vihmarehvid kaasas või? Mul on kaasas. Siis on väga lahe, siis me oleme tegelikult väga võrdsed täna siis. Ettevalmistus on hea nüüd, jah? Jah. Kuule, aga ma jään sulle ikka ka peatusele hästi läheks ja sulle ka. Poodiumil näeme. Davai. Kuidas sul läinud muidu on täna? Kuule hästi, esimene voor oli suht roostene, aga samas tuli aeg, teine aeg, et vaata, proovime parandada. Kuule, aga edu sulle! Thanks! Kas on kõik rehvidega läbi saanud? Ei ole ju koju saadetud ju. Okei. Kermo, edu sulle! Aitäh!
nii välja. aga tegelikult oli väga tasavägine võistlus ju. Oli küll, sa olid ikka päris kiire täna. sa samuti, aga ma ikkagi andsin endast kõike ja mul ühtegi nagu probleemi ei olnud, et see kõik enda sõidu taha. Minu see aeg. Ma ütleks, et rehvi piir sai kätte, et tegelikult hakkas päris palju juba läbi libisema, et see natuke kiiremini võib-olla oleks saanud veel, aga... Kas sa Magnus vaatasid eelmise aasta aegasi ka võrdlesid? See aasta oli kiirem. Ja mina olin ka väike gramm, aga väga suurt nagu arengut tegelikult ei olnud. Ma lootsin tegelikult 2 sekki isegi kiiremini eelmine aasta, et päris vähe tuli seda ajavõitu nagu. No ilmselt on ikkagi inimesed nii piiri peale aetud, et siin raja peal vist ei saa enam väga kiiremini. Aga selles suhtes on ju hea võistlus, et sikaane ei ole. Ja selles on ülimõnus, kena voolav rada ja... Tegelikult selles suhtes on nauditav, et sa stardist lähed ja paned lõpuni täiega. Et see on nagu nauditav. Aga edu sulle. Kas Saaremaa rahvarallil võistleme jälle koos? Rahvarallisid see aasta ei tee. Ei tee rohkem? Ainult sprindid. Selge. Sul on uus auto, sa sõitsid varem 3. seeria diisel BMW-ga, et kuidas see auto sulle meeldib? Väga hea. Okei. Kas sa oled ka järgmisel rahvarallil Saaremaal stardis selle autoga? Jaa. Seda on väga tore kuulda. Tehtud. Rapla siis kardiraja sprint sai läbi. Saavutasin 2. koha. Vahe esimese kohaga väga väike. Me viimse katseni tegelikult võitlesime Magnusega. Ja ma ei tea, tegelikult peaks rahul olema. Pettumus oli tegelikult suur, et see viimase katsega ikkagi 2. koht ikkagi jäi. Ma olen nagu aus, aga ega ma pean rahul olema ja häälestama ennast ümber ikkagi. Aga nüüd ongi, nüüd tuleb autot kõvasti ehitama hakata. Mootor, käigukast, sidur, veermikosa, kõik on vaja üle käia ja järgmisena näeb meid siis Saaremaa rahvarallil, mis kestab ka 2 päeva. Ja rohkem midagi. Aitäh, et olete mu videosi vaadanud. Pange kindlasti like,